No nii, tere tulemast minu kanalile, austatud vaatajad, vaatama seekordset videot. Seekord ma olen siis taas tegemas uut vlogi. Kell on siis 6:41 hommikul. Täna on siis 3. juuni. Ma olen minemas oma kodukandi bussipeatusesse ja ma sõidan siit kohe Raplasse hommikuse bussiga. Buss väljub 6:50 hommikul. Raplast ma lähen siis nagu edasi teise bussi peale, millega sõidan siis ma Tallinna bussijaama. Ja noh, edasi, olen siis minemas täna Rakverre, kuna ma lähen otse olema Rakvere ööjooksule. Jah, ma ei tea, kus ja kui palju ma neid klippe ja asju teen. Bussis ma videosid ei tee või klippe, sest ma ei taha inimesi segada ja sedasi oma jutuga. Aga kus vähe võimalik, seal ma siis teen järgmisi klippe ja sedasi nagu. Hetkel on taas pilvine, nagu te näete. Sedasi ja võib-olla on ka linnulaulu natukene kuulda siin. Jah, ühesõnaga ma olen siis minemas vaikselt bussipeatusesse ja sedasi. Ja siis, noh, Raplas on väga kaua aega ei ole, seal ma lähen kohe Tallinna bussi peale edasi. Sedasi. Aga noh, hästi, eks näeme mõne aja pärast kuskil jälle, nüüd on siis alus on tehtud vlogile ja ma loodan, et ma saan jälle uue ja ägeda vlogi üle pika aja oma kanalile. Nii et näeme mõne hetke pärast siis jälle taaskord. No nii, kell on siis hetkel 07:38, noh, peaaegu 7:30 hommikul ja siis olen hetkel siin Rapla bussijaamas. Jõudsin siia mõned minutid tagasi. Siis see on vahepeatus mul praegult siin, 7:48 lähen siis Tallinna bussi peale. Siis hakkab pikem sõit siis Raplast Tallinna poole, aga see läheb tegelikult päris kiiresti nagu, jah, üldse väga kaua aega ei võta, see on tegelikult päris tore nagu. Ja see buss on tegelikult väga-väga huvitav. Taas hakkab vaikselt selginema. Hetkel veel on taevas pilved ja asju nagu, aga jah, hakkab vaikselt õrnema. On lootust peatselt ka päikesekiiri näha. Sedasi jah. Eks näeme siis tõenäoliselt järgmisena juba Tallinna bussijaamas, ma arvan. Mul on kotis on muidugi pudeliga teed kaasas, aga veel süüa mul pole midagi hetkel. Aga no jah, hästi, teeme nii, ma tegin teile siis vahepeal väikse siis klippikesse juurde. Aga noh, näeme järgmisena juba Tallinnas. No nii, tere tulemast tagasi. Kell on siis hetkel 9:08 hommikul ja ma olen praegult siin Tallinna bussijaamas. Ma jõudsin siia
kuskil 8:40, 8:50 niimoodi umbes vist. Ja 8:40 umbes jõudsin siia Tallinnasse. Raplast Tallinna poole läks sõit päris kiiresti ja oli väga-väga huvitav ka. Ja nagu te nägite, siis ma sõin kiiresti ka oma hommikusöögi ära. Sain siit Tallinna bussijaama kohvikus, siis sõin siis praemunad viineriga, salat kõrvale ja klaas piima. 9:20 valjub Tallinnast buss Rakvere poole, seda ma praegu siin ootangi. Et umbes 11 minutit on mul bussini aega, ma usun, et buss tuleb varem ette nagu. Et jah, tahtsin teile siis väikse sissekanne teha nagu, mis ma olen vahepeal teinud ja sedasi nagu seljas on mul äge siis spordikott ka või matkakott, mida näete kuskil lähemalt. Neid on oma kotti lähemalt siis hetkel siin ilma teda näitab, et on 10 kraadi sooja väljas ja päike on välja tulnud, taevas on suhteliselt pillava, et ilm töötab hea olevat, tulema ei olevat, see on väga hea. Aga ma siis lähen oma sinna platvormi juurde ära, ootan oma bussikest ja näeme siis juba tõenäoliselt Rakveres, kuigi eks ma bussi võib-olla teen ka mõne sõiduklipi vähe võimalik on nagu. Aga kui me varem ei näe, siis Rakveres näeme, nii et jah, väike sissekanne siis praegu siit minu poolt. No nii, tere, ma olen siis Rakvere jõudnud, tegelikult ma olen siin juba pikemat aega Rakveres olnud, hetkel on siis kell 11:40, et ma olen siis põhimõtteliselt tund aega juba Rakveres olnud. Kui ma Rakvere jõudsin, siis ma läksin kohe Krooni keskusesse, ma seal, mis ma olin, toimasin, puhkasin ja siis ma käisin ka söömas, nagu te nägite, et siis ma sõin, mul oli siis lõunaks oli siis kevadrullid köögiviljade ja kanaga, magusapakaste ja klaas latet nagu. Et kui ma Rakvere jõudsin, siis taas oli päris pilvine ja päikest ei paistnud ning seetõttu tegi ilm mind natuke murelikuks, et ma tahaksin, et taas ikkagi ilus ja päiksepaistline ilm, kuna mul päikseprillid olid küll koju ja kui ma päikest niisama väga prillid ei kannata, aga parem ikka päikseline ilm kui mingi vihmane või pilvsilm nagu. Praegu tõenäoliselt hakkavad pillud jälle taevast ära minema, nagu te näete, hakkab taas hõrenduma ja jälle sinisesse tagasi minema ilusti. Päike vahepeal paistab ikka sealt päevast välja nagu õnneks. Hotelli mul oli aega, hotelli saan kell 2 minna, 2-3 paiku seal vahemikuks lähen umbes. Et ma mõtlesin, ma lähen vaatan, kus see Aqua Spa on, et ma võib-olla lähen veel aeg-ajalt ka Aqua Spaas, et enne sportimist jõuks on ka väga hea Aqua Spaas käia, löögast ja mõnuda, esimest elust tahtsin sinna minna nagu. Et jah, ma siis hakkan vaikselt Aqua Spaad otsima ja siis ma vaatan, kas ma lähen sinna või ei lähe sinna, et ma mõtlen selle peale.
et ma annan teile siis teada nagu, mis ma olen otsustanud. Ja noh, viin teid päevaslu asjadega kurssi, mis on ma kus ja mida ma teen ja sedasi nagu. Et no lihtsalt ma tahtsin teile teada anda ja siis, mis vahepeal toimunud on ja sedasi nagu. Aga no näeme mõne hetke pärast jälle, kui mul on midagi uut teile öelda või näidata. No nii, kell on nüüd 14:12 ja nagu te näete, siis ma käisin Aqua spaas ära. Et no siin on see veekeskuse uks ja sedasi nagu. Et jah, ma käisin Aqua spaas nüüd ära, ma olin umbes 2 tundi olin Aqua spaas. Ja nüüd ma hakkan kohe oma hotelli otsima, ma saan nüüd oma hotelli minna. Et siukene mõnus lõõgastus ja mõnulemine enne sportimist on väga hea valik ja otsus. Hind on nagu ta on, no mul oli soodushind 22 eurot. Et noh, pole hullu, see on seda hinda väärt. Et jah, ma hakkan siis vaikselt oma hotelli poole minema. Ja võib-olla hotelli poole minnes räägime siis edasi ja lähemalt. Päike paistab, mõne pilved on taevas, aga noh, taas hakkab vaikselt pilvedest puhtaks minema. Nii et see oli jälle väike sissekanne ja näeme mõne hetke pärast taas kord uuesti. Ma ütlen teile siis oma hotelli toa ka ja siin on siis sissepääs ja mul on tuba number 6. Siin on kapp, näete mind. Hei, tšau, vot sedasi. Olen siin mina. Nii, siin on lisa patju ja tekke, kui on soovi võtta. Seal on kingahooldus, seal on hooldustooted, asjad. Sinna saab oma joped asjad riputada, sinna jalanõud panna. Ja seal on siukene sildi, kui nüüd läheb ukse peale panna. Niimoodi. Ja siin on, saab igast muid panna mütsid, sallid, asjad, kotid, mida tahad sinna panna. Hoi üle. Siin on laud. Saab istuda siin, kui on arvutid kaasas, saab siin laua taga tööd teha. Telekat saab vaadata. Praegu on mul kott ja jalanud on mul seal. Siin on aken, ma olen teisel korrusel. Väljavaade on aknas siukene. Et vot sealt siit, et jääs mina kõndisingi nagu mööda seda tee äärt. Seal pool on siis kesklinn, siit on umbes 500 meetrit kesklinna, see on jaotuskäigu kaugusel põhimõtteliselt. Ülekäigurada on siis sealt pool, seal ma tulin üle, hotelli sissepääs on vot siin kandis. Seal on park nagu, et hotellis on meil park olemas ka. Ma olen väga hea asukohal, aga seal on olemas pink, seal saab näiteks istuda, kui on soovi nagu, saab seal istuda. Siin on olemas tass, et juua, avaja, et pudelid avada ja igasugused aldrid ka. Siin on ühendamise voodi, et siin mina magan siis täna öösel. Seal on vaip laes, nagu te näete, mitte laes, vaid seinas. Siin on pistik olemas, lüliti olemas, öökapp olemas, veel üks aken. Siin on väga hea, et näiteks, siin on praegu on siin jope ja riida on mul siin voodi peal. Seal on rätikud, et saan pesemas käia. Siin on hea, näiteks öösel lihtsalt istun siin niimoodi, mõnulen voodis, olen siin voodis ja saan vaadata rahulikult telekat. Võt mulle meeldivad siuksed toad, ööbimiskohad, kus ma saan voodis mõnulda ja rahulikult telekat vaadata. See on luksus, voodis mõnulda telekat vaadata. Ma ostsin endale hotellist Coca-Cola ka, siin on minu kodus võetud musta teed kaasas. Siin käib mingi film, SOS vist. Siin on meil siis evakuatsiooniplaan olemas, et kui midagi peaks juhtuma, kuidas tahab välja pääseda. Siin on meeles pea siis hotelli külalistele, võite mida lugeda, kui te aru saate. Võib-olla tahate siis midagi lugeda. Ma olen siis hotell Wesenbergist, juba teist korda elus. Rakveres oleme juba 3. korda elus.
Siin on meil siis siukene meil on siis siukene huvitav konstruktsiooniga vannituba. Mina ei tea, mis iganes konstruktsioon see veel siin on, aga ma proovin selle selgeks õppida. See vist käib... jah. Ma tõmban selle siia niimoodi ette, eks ju. Ja siis ma saan siin rahvalt pesemas käia. Siin on siis käsiduš ja siis siukene, kõrtuš ka. Lükkame selle siit praegu tagasi ette. Väike rasuvõgitlike kraanikausikene, kätepesu seep, väiksem tassikene. Siin on stepsel, kaitsega, jälle peegel, hei, näete mina jälle siin. Veel üks rätik, piisikene, šampoonikene või midagi siukest. Veetsapaberit juurde veel, seal on veel veetsapaberit. Siin on mingid kotid ja sedasi. Vot selline näeb minu tuba siis välja. Ma nüüd puhkan natukene aega ja siis mingi aeg teeme jälle järgmise sissekande.